rekordi resu. Hommik. Teisipäev ja nädala eelvaated kõne. Tšekkame üle kindlasti grafad. Mis grafad, vabandust, uudised. Mulle kusjuures hakkasin eelmine nädal natuke rohkem kasutama seda MyFXbooki kalendrit. Lihtsalt kuidagi huvi pärast ei ole mingit erilist põhjust. Selles mõttes, et data on niikuinii suhteliselt same, mis on nii Forex Factory'le. Nii, vaata korraks ma uuesti refreshima. Mis meil siis see nädal tulemus on? Tähtsamad uudised kindlasti kõik red folderid, mis puudutavad UST-i ja GBP-d. Millegi pärast, üks põhjus ka, miks ma vaatasin, tegelikult suhteliselt vähe GBP uudiseid on millegi pärast Forex Factory's välja toodud. Isegi kui ma vaatan näiteks MyFXbooki oma, siis tegelikult see on päris mitmed high impact GBP uudised, mida minu arust Forex Factory millegi pärast absoluutselt ei kajasta nagu null. Ja GBP paarid on väga nagu GBP paarid on minu jaoks väga suure tähtsusega praegu, sest et meil lugupeetud kuninganna pani siis ameti maha ja mees, kes pole 73 aastat tööl käinud, sai esimese töökoha. Nii et tõenäoliselt võib midagi väga huvitavat GBP-ga juhtuda, kuna see on selline veits nagu delikaatne teema hetkel. Siis kindlasti on GBP paarid, mida ma rohkem jälgiks nagu see nädal. Ja nagu näha UST-ile tegelikult ka väga suured inflation rate'id, core inflation rate'id, et UST ja GBP paarid on põhilised, mida ma siis tegelikult see nädal jälgiksin. Audil samamoodi, kes Audi paare rohkem treidivad, unemployment ja employment change rate'id ja kõik nendega muud kaasas käinud uudised. Nii et päris huvitav nädala esimene pool võib tulla, nagu näha, siis reedel tegelikult ei ole väga mingid erilisi uudiseid peale selle kella 5 UST uudise. Aga siin nädala keskel jah, kohe võib päris huvitaks minna, aga absoluutselt ja nagu naljaks ma korraks vaatan, panen ka selle foldri peale, et miks nagu absoluutselt Forex Factory ei kajasta siukseid uudiseid nagu meil täna siin peaks olema. High impact uudised on ju. GBP-l employment change, unemployment rate on ju kõik igasugused mõllud ja siin on lihtsalt null uudis selle õhtu põhimõtteliselt. Siin on unemployment rate on siis kollase foldriga, ehk siis põhimõtteliselt üliväikse tähtsusega nende jaoks. Ma ei tea, kus see vahe sisse tuleb. Päris hea info, ma ei olnud ka tähele pannud seda niimoodi. Jep, et see on päris huvitav data. Ja siin tegelikult samamoodi see MyFXbooki selles ökonoomikkalendris saab samamoodi väga hästi modida kõiki asju, saab välja võtta igasugused paarid, mis sulle ei meeldi. Ma veits tegingi siin modimisi, siin olid mingised CHF-i paarid asjad, et mida ma nagu absoluutselt tegelikult jälgi. Panin need enda põhipaarid. Tegelikult isegi võiks sisuliselt võtta need maha ja vaadata ainult nagu suuremad ja tähtsamad uudised, mida ma see nädal tahan näha. Nii et GBP-d, USD, kõik nagu high ja medium impact uudised on siin välja toodud nüüd. Nii et sellega sõidame täna siis, kas kellaaeg on õige? Kellaaeg on õige. Ehk siis sisuliselt praegu või? Kas see on hommikune aeg? Peaks kinda käima GBP uudised on ju. GBP võiks sellest tingituna liikuma hakata. Nii et elame näeme. Aga hüppame chartidele, vaatame dollari üle kõigepealt. Muidugi ootan kõigi analüüse, kõigi graafikuid, väljavaateid, treide, millest olete osalenud, treide, millest te saite kläppi, et arutame veidikene siin omavahel. Sten juba näitab chatis aktiivsust, teised ka palun näidake julgelt aktiivsust. Ei ole siin mingit õiget ega valet, nii et hakkame nüpeldama. Mis ma dollaril hetkel näen, hetkel ma ootan endist ikkagi, eelmine nädal rääkisime ka ära märgitud mul siin selle swingi nüüd selle loo juures viimane imbalance, mis sai meil fillitud siin nüüd eile hommikul on ju. Nagu näha, siis erilist bounce'i pole isegi 50% pealt. Väga tugevat volüümi pole. Bounceme pigem sellisest breakeri alast hetkel allapoole ja tegelikult kuna me oleme näinud esimesi break structure'id, kus meil on siis on ju liquidity run ja break eelnevale daily low'le, ehk siis meil on käimas retracement baas vähemalt selle swingi peale,
Nüüd minu hüpotees, mis pigem dollariga juhtub, on see, et me breigime selle low ja tuleme tegelikult nüüd siis meie suurtemate timeframe'ide A ja B swingi discounted aladesse või siis breakerisse, mis istub siin. Nii et minu järgnevad 2 targetit dollarile oleks tegelikult siin see 106,5 ja siis sisuliselt whole level 105 on ju. Siin all see V1. Nii et mina jälgiks midagi sellist päris hea jõuga tulema alla ka. Korraks vaatan EU divergence'it kõrvale, et EU tegelikult juba on ju korraks viskan selle kõrvale. EU tegelikult juba vist treidib meil selles V2 on ju. Ja, sest et vaadake, dollar on jäänud just kui EU mõistes siia range'i kinni on ju. Siis EU tegelikult juba treidib selles nii-öelda breakeri alas, millest ma just rääkisin on ju. Nii et kerge divergence on sees. EU potentsiaalselt võib siin suunda näidata. Esimesed sellid, kusjuures kui keegi selle vaatas, siis tegelikult siin ju sellid mängisid juba 1-4, et ilmselt kui siin keegi osas oleks nüüd break-evenisse panna, daily price action vaadates on see veel bullish, on ju, sest et meil ei ole eelmist seda isegi demand ala breigitud, mis hoiab. Meil on tegelikult ilus market cap ka, mis on siis nädalavahetuse open market cap. Sedagi pole täidetud, et küllaltki intensiivselt surumiseni ülespoole edasi on ju. Et ma ei imestaks, kui need tehingud, kui siit keegi võttis üldse, et siis need sõidavad break-evenisse ära. Aga meil on alati see potentsiaal, et vähemalt selle market cap'ini välja tulla on ju. Või siis ka potentsiaalselt siia alla kuhugi breakerite aladesse on ju. Aga EU ei ole kõige atraktiivsem praegu minu jaoks. Isiklikult hoian sellest eemale. Kindlasti parim koht, kus sellida, kuna meil on bearish turg ja meil on viimane A-punkt on siin, viimane unmitigated zone on siin üleval, siis kindlasti kõige parem koht, kus teda sellida ja mida ka oleks mõistlik teha, et see on bearish turg on ju, siis on kindlasti siin üleval. Ja kõige paremad ostuvõimalused, kui meil peaks retracement tekkima, see on kindlasti see V1 siin all ja see V2 breaker siin, sest et on ju siit tuli juba break üle, meil oli see range, selle candle'iga panime üle, nii et retracement siiani oleks päris nice potentsiaalselt siit ülesse või siis siit. Mina vaataks EU-d niimoodi. Kullal ma leidsin intraday buy, milles ma tahaksin osaleda. Tõstan oma alerdi ka juba natukene lähedamale. Esiteks on meil 23 tunni range on ju, mis istub siis siin. Ilusti breakisime eelneva high, meil on ilusti imbalance'id vahel, nii et meil on põhjust tulla ka ülespoole. Kui meil oleks imbalance täidetud, siis ma ei vaataks siit enam tehingut. Sest et väga võimalik, et me sellest nii-öelda võime vaadata seda V2 on ju, et breaker alast me siis treidime alla poole edasi, aga kuna me jätsime see ikkagi imbalance'i, ehk siis see unmitigated target on täiesti olemas, siis ma vaataksin potentsiaalselt buy'sid ülesse. Aga ma tõmbasin see zone'i väiksemaks, läksin 2 tunni peale, vaatasin, et 2 tunni zone on ju, märgiksin niimoodi ära, kuna siin on imbalance fill. Aga vaatasin ka tundi aega ja tunni aja breaker candle ilusti on ju, näete, kus me oleme breakinud selle punase candle ilusti sellest high'st üle. On tegelikult veidikene kõrgemal, et ma panen nagu 2 timeframe'i kokku, et küll suurem timeframe näitab mulle on ju natukene väiksemat imbalance'it, aga ma võtan arvesse ka selle tunni oma, et tegelikult 20 pippi on ju siuke, võib-olla 22 pippi spreididega arvestades ei ole midagi hullu ja anna mulle tegelikult intraday peal juba tegelikult 1-10 meie sell targetisse ära, nii et 1-10 intraday selles mõttes setup on kindlasti siuke asi, mida ma hea meelega võtaksin all day, every day on ju. Nii et ja panen ka siia sell orderi paika, et siis ja viskan selle kohe gruppi edasi, et siis saaks kõik justkui jaole ja ma tegelikult vaataks seda treidi juba allapoole. Nii, kuld. Siuke plaan on kullaga, nii et siia ma kütan limited paika. GVP chapi, mis on siin suhteliselt huvitav viimase ajal olnud, räägin läbi, mida mina näen. Esiteks hakkan suurtest timeframe'idest. Kes siit meie koos eelmine nädal sellisid, ma isiklikult võtsin ikkagi stop lossi vastu 0,25 prosaga. Üks tuli break-evenisse, see esimene tehing.
aga sõitsime üles, eelmine nädal me vist ei jõudnud sellest isegi rääkida, ma ei uskunud, et me nii kiirelt sinna jõuame, aga meil on siin V2 ehk breaker, kus me hetkel bounce ime. Mõned said eile siia sisse ja said öösel suure spreadi tõttu ka kläppi ehk siis selle vikiga siin. Aga nüüd hüpotees on selles, et kuna me ikkagi oleme minu silmis breikinud eelneva low ja me treidime veidikene selle siin balance'is juba. Vaatan korraks line chart'i ka ja et me tegelikult on näha, et me moodustame siuksed järjest nagu higher low või vabandust, lower lows, lower highs väikeste intraday timeframe'ide peal. Siis ja me ei ole ära puudutanud isegi meie breakeri candle'it, mis on tunni aja peal istub siin, sest et järgnevaga me lõhkusime nii selle high kui selle high. Ja me ei ole isegi selle nii-öelda breikimispunkti vasta käinud, ehk siis ma ootan minimaalselt teda vähemalt siia. Mida tegelikult kaks hüpoteesi, mis ka Evert rääkis, kus enamuste stop lossid istuvad, on nende high üleval, on ju. Ehk siis meie tehing 23 tunni peal, see teine 50% tehing ei ole tegelikult aktiveerunud, on ju. Mis on praegu väga hea see näide sellest, et meie paneksime oma tehingu sinna, kus on teiste stop lossid, on ju. Ehk siis täpselt nende high ülesse. Ja siin on ainult 10 pipsi stop loss ka. Esimene target isegi breakeri candle'ini on juba 1/10, mis on väga ilus intraday mõistes. Ja 23 tunni siis huvialasse, kus me breikisime need high ja võime potentsiaalselt bullishiks edasi minna, on tegelikult 1/16 ja peale käin. Ja miks me võime edasi bullishiks minna, on tegelikult lihtne põhjus, sest et meil on üleval eelneva breakeri alast on ilus supply order flow ära täidetud, nüüd ei order flow poolikuks, meil on tekkinud see disconnected unmitigated zone, on ju. Korralik imbalance on siin vahel, nii et väga võimalik on ka see, et kuna meil on hetkel küllaltki bullish chart, on ju, siis me võime saada selle retracementi lõpuks, mida me siin oleme jahtinud ja pärast seda kihutada tegelikult ülespoole meie siis nii-öelda V1 poole, ütleks, on ju. Kuigi meil on tegelikult true supply siin üleval istumas, kus on BC, kene imbalance on see vahel. Nii et ma arvestan ka nende kahe zone'idega, tegelikult ongi siuke stsenaarium, et peaks limitid paika panema esiteks ja 50 prosa peale, 2 limitit siia üles V1 ja tegelikult 2 limitit ka sinna. Sest et kui me vaatame, et meil on swing, on ju see AB, sest et siin me tegime breigi läbi, siis me oleme saanud tegelikult esimesed break of structure'id juba siin, väga hästi on näha, kuidas price action on ka fillinud selle koha ära, on ju, et siis need tehingud on siit kaida mängust väljas, ainuke on siis see V1 siin üleval. Ja me oleme nagu moodustamas retracement faasi praegu, sest et meil on all täiesti A-punktis on unmitigated zone, on ju. Ja tegelikult lõpptarget olekski sisuliselt siia, enne kui me läheme minu silmis siis uut high tegema. Nii et see oleks nagu selline pikaajaline target, mida ma ise kõige rohkem nagu jälgiksin, sellepärast ma seda GFP chapit nagu väga sooviksingi müüa ja olen nõus vastu võtma neid väikseid losse. Meie eesmärk on tegelikult ju esiteks väiksed lossid, teiseks suured võidud, kolmandaks break evenid, on ju. Mitte kunagi ei tohiks olla suured lossid. Alati peaks olema suured võidud ja väiksed lossid, on ju. See on see, millega me nagu tegelikult sõidame, see on see, mis risk management'i puhul meid nagu aitab. Ehk siis kogu aeg peaks seda meeles hoidma, kui sul on väiksed lossid, ei tohiks sind hirmutada, sest et su võidud on suured, on ju. Me otsime tegelikult suuri risk-reward ratio tehinguid, vähemalt mina isiklikult, isegi kui sa otsid juba minimaalselt 3-1 risk-reward ratio tehinguid ja hoiad oma riski kogu aeg siis sa oled endiselt võidus. Reaalselt oled endiselt võidus, ehk siis kui sa juba otsid 5-1, on veel ägedam, on ju. Paugutamine neid kuskil. Mõttesse paneme mingid asjad. Üks hetk, vabandust. Nii, sest kõik need piu-piud tulevad teile ka vist edasi. Niimoodi. Ühesõnaga jah, siuksed plaanid GFP chapiga. Loodan, et oli aru saadud. See on hästi tähtis punkt, millele mina alati mõtlen. Kui ma võtan neid 0,15 kuni 0,25 prosa losse ja otsin suuri võite ainult, siis ma võin neid losse võtta all day, every day päriselt.
nii, Sten soovib, ma vaataks EU intraday, ma vaatan ka, mida sa siin ise pakud. EU-raud, kohe jõuame selleni. Ja EU-d ja GU-d sooviksid shortida. Intraday peal on sul mingid grafad ka või? Mis sa ise mõtled? Jälgisingi seda breakerit ja imbalance'it, et selles mõttes major siuke swing allapoole võiks ju toimuda, nagu sa enne rääkisid. Jaa. Siin on, ma ei leia, et EU praegu veel nagu intraday, mina ei oskaks seda shortida, kui siis ainult, et vaataksid veits kõrgemad alasid ja siin on jälle samasugune stsenaarium, nagu oli tegelikult GBP chapiga, et meil on breakeri candle on tegelikult siin kohas, on ju. Sest et meil on selle high break toimunud siin. Me pole isegi testinud seda breakeri candle'it, on ju. Küll aga me oleme käinud selle tsooni vastas, kus me läbi breakisime selle wikiga ja hetkel siit ka reageerime ülespoole, et mina hetkel vaatan seda charti kindlasti nagu bullishina nii kaua, kuni tegelikult meil oli eelnev A, meil oli eelnev B, A ja B on ju, siis tegelikult ma tahaks selle low breaki näha, et üldse nagu hakata EU shortimise peale siis confirmation entry puhul nagu otsima. Kuigi nagu väikeste timeframe'il peal leiab väga häid risk-reward ratio, isegi kui sa on ju näiteks võtad tunni aja chardi, vaatad kas või seda viimast unmitigated zone'i ja imbalance'i ülesse, otsid tehingut. No tegelikult ma jagaks, et zone'is on 30 pipsu ikkagi EU-l, ma ei paneks elu sees nagu mingi 30 pipsu stop lossi. Et jagad selle zone'i sisuliselt 2. Niimoodi. Jah, siuke 15 pipsuga ja targetid näiteks juba esimest breakeri imbalance'it on 5-1, kui sa vaatad nädalavahetuse opening cap'i on tegelikult 8-1, kui sa otsid uut low tuleb 1-10 sisuliselt juba. Et see oleks nagu midagi, mis nagu meigiks nagu õrnati sensi. Aga pigem mitte. Mulle ei meeldi lihtsalt see, sellepärast, et me diverge'ime nii räigelt, et kui EU treidib juba breakeris ja dollar, mis tegelikult peaks valuutaturgi juhtima, ta on kõige suure dominantsiga, siis ta ei ole jõudnud siia V2 isegi. Ehk siis ma leian seda, et dollar tegelikult võib edasi kukkuda ja see annab sellele EU-le korralikult boost edasi, et me lõhume selle high ja sõidame lihtsalt edasi ülesse. Et siuksed pisikesed kahtlused sellepärast. Mitte ma tahaks kahtlust teile nagu mõttesse panna, kes EU-d soovivad intraday veel shortida või kes juba selles sellis sees on, aga see on see, mida ma isiklikult pigem näen juhtumas. Vot, GU shortid, meil on eelnev high, meil on eelnev low, intraday'de peal on toimunud meil nagu mul märgitud 1-2 ehk siis liquidity run ja break of structure. Ehk siis kõige paremad buy tehingud potentsiaalselt võivad mängida selles kontrollivas demand zone'is, mis sõidutaks meid ülesse poole meie viimase A-punkti lähedale. Aga kui me jõuame siia enne, siis tegelikult võiks ilusaid short'e otsida nüüd selle A-punkti viimases unmitigated range'is. Kas siis otsid, 40 pips on päris palju, et ma tegelikult automaatselt, ma olengi tegelikult vaatanud siin väiksemalt zone, mul on see kast siia tõmmatud juba, näed tunni aja. Ja mulle väga meeldib see, sest et kui me mõtleme nagu väiksemate graafikute peale näiteks 15 minutit, siis meil on low, meil on high ja me oleme breakinud läbi selle sama candle'iga siin, selle suure candle'iga. Nii et see on kindlasti kõige mõnusam discounted zone, kuhu võiks nagu panna limitid paika, et kui ma selle zone'i isegi 8 jagan, 24 pipsi, ütleme 25 spreadidega sisuliselt, siis see oleks midagi, mida ma nagu treidiks pigem. 40 pipsu, võib-olla natukene too much. Võt. Nii, EUR-CAD, kes on selles sees, isiklikult võtsin 1.7 peal about, ma arvan, mingi 70% sulgesin tehingust ära. Ehk siis see teine tehing, see esimene sai klappi, ja see teine tehing aktiveerus ja kes spreadiga arvestasid, nagu mina alati panen 3 pipsu üle selle tsooni vähemalt, siis see tehing peaks ilusti sees olema. Ja siin oli ka väiksemate timeframe'ide discounted in zone, et oleks saanud jagada, kes iganes oleks tehinguid vaatanud, oleks saanud 15 pipsuga panna 2 tehingut siia 30 asemele. Esimene target tegelikult, mis on kindlasti see nädalavahetuse opening cap, vabandust, mul oligi jagatud, et zone tegelikult mul oli 3.90, murust oli see.
290 niimoodi oli mul tegelikult teine target. Ja stop loss oli 460 vist, ma õigesti mäletan. Niimoodi. Jah, mingi 7-1 käis mul ta target või see profitis peaaegu ära nagu. Et meil on, ühesõnaga, kus poole läinud, on meil see nädalavahetuse open gap on ju, kuhu me võime treidida kindlasti järgmine unmitigated zone on ju, kus ma otsisin potentsiaalselt buy tehinguid, aga kuna meil nüüd sell on ära aktiveeritud enne kui buy tehinguid on, siis ma kustutan need buy limitid endale ära ja me ei suutnud on ju teha ka uut high'd. Kui ma oleks teinud uue high, siis ma oleks jätnud need buy limitid siia paika, hetkel me seda ei ole teinud. Nii et pigem juhtub see, et meil on niikuinii on ju bearish range, et me täitsime ära ilusti kõik meie supply zone'id ja me hakkame allapoole treidima. Ehk siis väga hea partialit võtmiskoht kindlasti siin, teine enne siis nagu low break'i ja kes tahab edasi holdida, siis on kõvasti holdimist veel ta, nii et siuksed plaanid EUR-EVP-ga või EUR-CAD-iga vast. NZD CAD. Nii. Aga võtame ta ette. Väga tore, et tuleb ikkagi mingiseid chart'e siia meie chati. Nice, mulle meeldib ikkagi. NZD. No. Ja, mis ta on vist rääkinud ka. Siin on 23 tunni VX, mis oli ka sul siin märgitud. Oled zone'i pooleks jaganud. Nii, ja buy tehingute poolest jah, sest et sa vaatad ilmselt seda sama kinda huviala. Jep, sest et siin on see 23 tunni on ju boss on toimunud. High on breakitud, intraday'de peal näed kohe on ju 4 tunni peal bullish chart, et meeletult lihtne on vaadata seda price action'it tegelikult lugeda suurtel timeframe'idel. Et sellepärast neid vikke ma ka arvestan. 4 tunni peal näed on ju tegelikult samamoodi väga ilusti on high tehtud. Et intraday chart'i niimoodi lugeda on päris lihtne tegelikult. Nii, sul oli tunni aja chart muidu 30 minsa imbalance'it on natuke veel täita, vaatasin 15 minsa on täidetud kõik, 30 minsa ja tund aega on tegelikult sama on ju. Et ma ei näe väga põhjust, miks peaks rohkem riskima tegelikult kui siia loan'i. Sest et see on field, siin on ilus order flow bounce, discounted aladest, ilusti sisse, vaatan korraks ka 5 minutit, et kas siin wiki sees on midagi, aga tundub, et ei ole, see on ilusti mitigated on ju, ehk siis see tunni aja nii-öelda order block või imbalance, mis kõik asjad siin koos on, imbalance oli siin vahel on ju, natukene on jäänud veel teda täita on ju, ja vaatakski seda zone'i tegelikult siiamaani niimoodi ja siit siis, kes NZD CAD-i soovib treidida, siis kohe vaatame, mis stop lossid on olematud, nii et mina peaks ühe tehingu siia 10 pipsi stop lossiga. Tegelikult teen niimoodi, et tõstaks seda enterit natukene üles poole ja 10 pipsu ja target siia 1-5-le. Miks 10 pipsu, et tegelikult saaks ju ka vähem on ju. Ma lihtsalt ei taha riskida vähem 10 pippi, ma leian, et liiga väiksed tight stop lossid tekitavad päris palju. Ma olen siin kõrvalt näinud neid slippage'id. Ühe korra ise siin viimase poole aasta jooksul saanud ka slippage'id, aga juhtus ikkagi niimoodi, et ta nagu käis küll üle. Ma mäletan sellise live'is treidis, mis oli mingi reedene päev, ala mingi 3 nädalat tagasi, 4 nädalat tagasi New Yorgi kõne ajal, kus ta siis uudiste mõjudega pressis läbi tegelikult minu stop lossi. Ma live'is veel vaatasin seda pealt, aga lõpuks closes orderi tegelikult ikkagi õiges kohas ära, aga ma justkui live'is vaatasin, et KTM-it nagu nii räige slippage on sees, et nagu konto lihtsalt jookseb on ju. Et siuke huvitav olukord oli ja see on üks põhjus, miks ma ei taha nagu väga neid väikse stop lossi kasutada. 10 on nagu väga aus igatepidi, et see annab sulle seda mänguruumi ja isegi mul on ju, ma olen seda varem öelnud, isegi mul on mingi 5 või 6 pipsi stop lossi, siis ma pigem panen selle 10 pipsu.
GP Chapi kütab üles poole, ma teeks isiklikult selle ära, et sama nagu ma siin jutustan, ma võin tegelikult järje üle anda, sest mul ei ole mitte midagi hetkel rohkem näidata, põhipaarid on üle käinud. Ma tahaks panna siia teise limiti paika 10 pipise stop lossiga enne, kui see sinna nüüd sisse sõidab, sest et siin on ka Asian Hide, mis enne jäi tegelikult mainimata, et me sõidaks veits Asian Hide'ist läbi ja võtaks need stop lossid, aktiveeriks meie tehingu seal, kus teiste stop loss on ja siis tahaks sõita. Nii et see on midagi, mida ma otsin minimaalselt siia. Tegelikult võiks nagu raw take profiti panna põhimõtteliselt 1-10 ja selleks oleks ilusti päev tehtud, isegi põhimõtteliselt võiks nädala öelda tehtud. Nii et kui keegi soovib, siis võib näidata oma ekraanil mingid huvitavad asju. Oh yeah, Marko, let's go! Yeah, mingid huvitavad asjad. Räägiks krüptost ka veits. Et mida me siin siis näeme, on päris palju tegelikult erinevaid asju. Ma üritan ükshaaval need läbi võtta. Esmalt siis vaatame natukene väiksema timeframe'i peal, siis vaatame 23 tundi. Ja siis näeme, et meil oli siin ilus falling wedge, mis siis breikis välja peale seda, kui ta oli põhimõtteliselt siit võtnud buyerid, sellerid välja, tegi liquidity run'i meie siia viimasesse imbalance alasse põhimõtteliselt, kus ta sai üpriski tugevat reaktsiooni. Läks siia support resistance nagu flippening zone'i ja siit sai breakout'i siis väga ilusti läbi selle falling wedge'i nagu ülemise trendline'i ja nüüd oleme jõudnud vaikselt põhimõtteliselt siis suurema timeframe'i trendline liquidity'ni, mis tuleb täiesti tipust ülevalt ja siis siit 47-48 tonni pealt ja nüüd siit alla. Ehk siis ta kindlasti mõjutab seda mingis mõttes nüüd seda hinna liikumist siin, et me võime näha siit täna manipulatsiooni läbi vikkida näiteks siia 23 tunni see, mis breikis nagu seda struktuuri siin natukene siis äkki siia tulla ja siis saada siit reaktsiooni nagu edasi, et kas nüüd siis üles või alla. Et ma näen, et siin hind on vahepeal tundub üpriski choppy ja nagu mitte treiditav olevat. Ehk siis üks huviala on mul siin ja teine on siis juba see, et kui ta hakkab siit trendline'ist juba nagu konkreetselt alla breikima, et siis siit nagu peale minna selliga ja targetida vähemalt siis siia 20,400, et kus oli see varasem nagu tugev likviidsus, et kus ta kindlasti tahaks tagasi tulla. Kuid suuremas pildis, mis ma veel tähele panin, on see, et Bitcoin dominance breikis ka falling wedge'ist välja on hetkel nagu ilmselgelt jõudu saanud. Ehk siis, kui Bitcoin dominance tõuseb, siis kas Bitcoin nagu kukub täiega või pigem tõuseb, et praegu on ta ikkagi nagu tõusnud. Ja siis CME charti peal on ülihuvitav värk, et kunagi ammu sai märgitud siia, lähen natuke tagasi siia 2021 algus, detsember, et esimene suur käpp oli siis siin, mis sai siis täidetud tegelikult niivõrd kuivõrd, et tegelikult on siit veel täitmata alasid, ehk siis siia üles me tuleme kindlasti tagasi. Lisaks ka see suur käpp siin, mis siis tekkis selle 3 Arrows Capitali likvideerimisega põhimõtteliselt see tugev sell siit. Ja siis siin üleval on see Luna Crashi käpp . Ja siin all oli meil tegelikult üpriski suur silmnähtav käpp siin 18,000 peal, mis on nüüd suhteliselt väga nagu punktuaalselt isegi fillitud. Et see bullish liikumine, mis siit tuli, see võib olla nüüd mingi lühiajaliselt kestev. Kuid ma vaatan siia allapoole üks asi, mis veel nagu, kuna BTC ei ole tegelikult nagu enda eelmise bullrun'i tipust väga tugevalt nagu alla läinud, siis ma vaatan, tegelikult meil on siin veel üks
väike käpp, kus noh, alla 10 000 on natukene, nii et ma pean ikkagi meeles, et kuna see pooldumine on ikka suht nagu sinna on aega veel, ehk siis me võime näha mingit manipulatsiooni veel siia nagu alla, et ma olen sellega täiesti arvestanud, kuna siin on käpp. Sest et varasemad need käpid on kõik täidetud, kuid me peame ka seda meeles pidama, et kõiki käppe alati ei täideta. Nii et chart ikkagi näitab lõpuks, kuhu poole me liigume. Aga praegu jah, siis ETH-ga on ka homme peaks olema nii-öelda siis merge, kui me ei eksi, nii-öelda plaanide järgi. Ehk siis minu hetkel on ikkagi see, et nagu sell the news põhimõtteliselt, kuna kindlasti paljud nii-öelda usuvad, et selle suure sündmusega ETH pigem tõuseb. Noh, ta võib seda muidugi teha, kui Bitcoin hakkab ka tõusma, aga noh, minu kõhutunne ütleb, et pigem me näeme mingit selli tulemas ETH peal. Et seda ma ka nagu vaikselt jälgin, aga põhimõtteliselt ega muud ei olegi midagi. Ma panin kõik mõtted sinna krüptochati kirja, et kui kellelgi küsimusi on, siis võite küsida nüüd. Ja kui ei ole, siis praegu minu poolt kõik. Tänud. Tänud. Ei ole jah otseselt mingid küsasid. Eelmine nädal lihtsalt, mis ma korra näitan üle, ma ei mäleta, kas me sellest käisime veel üle, aga see Bitcoini, see bounce, et kus ta nagu siit alt tuleb. Eelmine nädal võtsin veitsa pusedeks, ma näitasin ära selle 4 tunni imbalance'i, ehk siis sisuliselt kogu selle price action'i, kuhu me jõudsime siin 17,6K juures on ju. Sisuliselt see viimane imbalance, mida nagu mingi arvestatav timeframe'idel näha, tegelikult oli näha, et siit päris hästi ära täitud, sellepärast, et piisikesed imbalance'id need on meeletult olulised. Me oleme neid näiteid näinud, Audi peal olen näitanud, siin olid mingid muud paarid ka väga ilusate näidetega, kus jääb see piisikene imbalance, me ikka sõidame selle sisse, siis saame ära selle nagu õige kõva reaktsiooni. Ehk siis meil on päris ilus sõit üles tähendab. Aga mis ma ikkagi arvan selle BTC-ga, mis juhtub, on see, et selle high me kläpime ära ja me sõidame vähemalt siia nendesse zoonidesse sisse. See 30K oleks tegelikult minu ka enda järgmine target, kuhu BTC võiks suunduda. Aga see on endiselt, see chart on bearish selles mõttes, ma ei ole isiklikult absoluutselt hyped, kuigi ma tean, et mu sõbrad ja tuttavad, kes igapäevaselt ei tegele nii-öelda graafikute vaatamisega, siis kõiki väga erutab juba siuke liikumine, isiklikult ennast absoluutselt mitte. Sest reaalselt, see ei ole tegelikult mitte midagi palju, et räägitakse, et ta on siit juba üles pannud mingi 19-20% sellest bottomist on ja jah, okei, aga siin on nii palju kohti, kus me võime veel tegelikult vabalt sodiks kukkuda. Ja ma millegipärast ise eeldan, et kui me jõuame siia 30K juurde, isegi siin pidame ja siis vaadates järgmist suuremat swingi, siis näiteks see 45K tonni, kui me sinna jõuame, siis tõenäoliselt tuleb meil ilus bounce ja mina pakuks, et me näeme selle 12 või 10K ikkagi ära. Et kui vaadata tegelikult kõiki teisi krüptosid ka suurematel timeframe'idel, näiteks juba ainuüksi weekly või monthly, siis vabandust vist isegi kõige paremaks weekly näiteid tuua. Kõigil tegelikult esineb päris palju imbalance'id endiselt veel siin zoonide all, päris mitmed täitmata alad, et kõik näitavad välja arvatud siin link, dot samamoodi on ju korralik imbalance veel siin ja kõigil on selline viimane see push alla tegemata on ju. Kusama on arust täpselt samamoodi ilusad weekly, monthly targetid. Ma võtsin kõik need krüptod tegelikult eile sisuliselt juppideks on ju. Et kui me vaatame nagu monthly või weekly'te perspektiivis on ju, siis ma ütleks, et enamus altcoin'id on tegelikult nagu bearish tsüklis endiselt on ju, sest et see on uus higher high, nüüd on maksimum discounted hinnad. Kõige paremad kohad, kus üldse nagu krüptot osta sisuliselt olid meil uuesti võimalus kätte antud. Kes seda tegidki, seda teinud on ju. Et senimaani minu arust, kui kõik need lood hoiavad, on meil need adad, vetid, dotid, kusmid, kõik jutud on tegelikult väga suure potentsiaalse pullist nagu liikumisega. Aga ma leian seda, et see viimane push alla on veel tulemas, et BTC-l samamoodi on monthly imbalance'id, need targetid, mis 12K istub ka siin tegelikult täiesti bottom discounted hindad ilusti, siis
ma olen rohkem seda meelt, et üks korralik retracement tuleb, aga pärast seda võib saada korralik ilus bounce'i veel väga-väga madalates hinna levelisse niimoodi, et ta nagu ikka suretab krüptousu sisuliselt kõigist täiesti ära. On minu siuke teooria, see on ainult teooria. Ma oleks ka tähele seda, et CME Group launch'is põhimõtteliselt mitte eile, vaid nad eile announce isid, et nad launch ivad nagu Ethereumi optsioonid. Nii et teada värk, mis juhtub, kui optsioonid tulevad välja. Ütle teistele ka, kes veel ei tea. Tavaliselt hind kukub alla siis sellest hetkest. Just. Nii ta kipub olema. Et kui vaadata neid CME charte, siis seal on ilus nagu muster, et põhimõtteliselt iga kord, kui see välja tuleb, siis nagu hind liigub põhimõtteliselt sealt hetkest suht mingi lühiajaliselt vähemalt koha alla. Aga jah, et eks vaatame. Kuulge, aga kas kellegi veel miskit? Kui ei ole, siis päris asjalik oli isegi see värksin täna hommikul mitmed limitid tegelikult, mida saab paigutada mitmete paaride price action, mida saab oodata ja vaadata. Nii et mina soovin teile ilusat teisipäeva jätku. Kohtume teiega New Yorgis. Olen olemas ka New Yorgis. Ma loodan, et põhimõtteliselt kõik päevad see nädal. Nii et näeme siis. Vaatame, kas on mingid erilised muudatused oleks hetkeks toimunud. Ma isiklikult panin GVP Chapile ühe sell limiti. Nüüd just sätin kullale 2 buy limitit. Ja sõidame, on ju? Muidugi, aitäh teile. Tšau. Ciao.